See on kiire sissejuhatus Gmaili veebiliidesesse, aga mitte kasutades tavalist Gmaili, vaid ettevõtete jaoks mõeldud Google Apps for Your Domain lahendust, mis tähendab, et postikonto asub meil reeglina aadressil mail.ettevõtte domeeni nimi. Siit sisse logimiseks mõistagi ise kasutajaid teha ei saa, need on admin varem valmis teinud, lihtsalt anname nime ja parooli ja logime sisse. See on siis postikonto avaleht ja kiire ülevaade kasutajaliidesest vahest kõigepealt. Kui te liigute kuhu iganes esilehekülje pealt ära, siis tagasi saab mõistagi alati klikkides logo peal üleval vasakul nurgas. Siit leiab uue kirja tegemise nupu, siin on mõned eriotstarbelised folderid, siit leiab, mida Google nimetab labeliteks, mis postikliendiga, näiteks Thunderbirdi või Outlookiga lähenedes on siis folderid. Nüüd kirjade alast võtame siit lahti ühe suvalise kirja, klikkides tema päise peal. Ja nüüd on meil võimalik temaga teha mitmeid asju. Näiteks meil on võimalik kirjale vastata. Olgu öeldud, et vastused automaatselt salvestatakse ka iga natukese aja ka veebiserverisse ära, aga kui me oleme siin vahepeal pidanud veidikene mõtlema, meil on võimalik alati salvestada, need kirjad tekivad sellisel kujul siia draftide kataloogi, meil on võimalik nendega pärast edasi tegutseda. Samuti ma hetkel ei soovi talle vastata, vajutan discard ja see vastus kustutati siis ära, jäi saatmata. Muid tegevusi, nagu edastamine, on võimalik leida siit samast linnukese alt. Siit leiab võimalusega kirja kustutada, mis postkasti mahule vaadates pole tõenäoliselt eriti tarvilik. Samuti teatada petukirjadest või vaadata kirja tehnilist sisu, mida on mõnikord vaja vigade jälitamiseks. Paljudel kasutajatel on kombeks hoida oma kirjavahetust kenasti folderites ehk kataloogides. Nagu öeldud, Gmailis on kataloogid asendatud siltide ehk labelitega. Mis see tähendab? See tähendab seda, et mul on võimalik sellele kirjale panna külge üks silt, aga kui ma soovin, ma võin siia teha ühe uue juurde. Ja mul on kirjal korraga küljes mitu silti, mis tähendab seda, et ta esineb just nagu korraga 3 eraldi folderis. Neid saab siit niimoodi vajadusel ka ära võtta. Kes eelistab rohkem sellist folderi mõtet, siis lisaks labeli lisamisele on võimalik teha loomulikult ka move to, millisel puhul see viiakse vastavasse folderisse ja kaob ära inboxist. Kõiki kirju muideks on võimalik näha sellisest erikataloogist, nagu seda on all mail, kus on siis kõik olemas, kaasa arvatud need, mis on inboxist ära arhiveeritud, selleks, et inbox oleks võib-olla veidikene tühjem ja puhtam teil vaadata. Nüüd kirjade lugemisel on mõistagi erinevaid strateegiaid. Üks eri folderitest on see, mis on tärnikesega kirjad. Ma võin panna siis mõnele kirjale juurde tärnikese ja nüüd, kui ma lähen siia start folderisse, siis ma näen kõiki neid kirju, millega ma peaksin täna parasjagu tegelema hakkama. Siin on üks huvitav eripära veel. Nimelt seob Gmail veebiliideses kõik kirjad jadadeks. Ehk siin on näha, et Toomas on kirjutanud mulle, mina olen talle vastanud ja Rainer on siis vastanud meile või mulle veel kord. Kui ma lähen siia jadasse sisse, siis ma näen aktiivsena viimast kirja, mis mul on lugemata. Loetud kirjad on niimoodi kinni klõpsitud. Mul on alati võimalik vaadata täpselt, mida siis Toomas algselt mulle kirjutas. Samuti on mul Raineri kirja lõpus ära peidetud tema poolt tsiteeritud pikem kirjaosa. Mul on võimalik seda siit samuti vaadata. Nüüd ma rääkisin juba korraks labelitest, aga nagu näha, Toomasega on meil kirjavahetusi rohkem kui üks ja mul on võimalik siit Toomase jaoks luua selline asi nagu filter, mis tähendab seda, et alati kui kasutaja Toomas telefon saadab mulle kirja, siis server teeb juba järgmise liigutuse. Ma võin siit öelda, mida ta teeb, näiteks, et ta ei pane inboxi, kuulutab loetuks, paneb juurde tärnikese, aga meie ütleme, et kuulutame selle hoolduse kirjadeks, kuna Toomas alati sellega tegeleb. Siit on võimalik ka edastada, näiteks kas siis teisele kolleegile või omale SMS-ina mobiiltelefoni peale, kui vastav teenus on operaatorilt tellitud. Ja siin on linnukene, ehk kuna meil on varasemaid vestlusi, siis
paneme ka neile selle filtri peale, et nad saavad endale selle sildi kenasti külge. Nüüd siin on veel üks huvitav Google'i veebipostiteenuse eripära. Nimelt on Pille saatnud meile ühe eelarve. See on Exceli dokument ja mul on võimalik seda mugavalt vaadata veebis HTML-ina ehk ilma tegelikult Wordi või Excelit käivitamata saab neid dokumente vaadata. Loomulikult ma saan selle downloadida endale pärast programmis avamiseks, aga mul on võimalik see avada ka kui Google'i spreadsheet. Mis see siis tähendab? Seda, et see talletatakse Google'i veebiserverisse ja meil on võimalik suvalisest kohast, kus meil on brauseriga ligipääs, seda lugeda, muuta ja samuti teistele kasutajatele jagada ilma selleta, et me peaksime dokumendist lugematut arvu koopiaid looma. Nii, siin on nüüd siis vastav dokument, mul on võimalik nagu näha teha muudatusi, oletame, et me sellest projektiks paberit vaja ei ole, summad rehkendatakse ümber, nii nagu ikka. Ja nüüd selle asemel, et siis Exceli dokumenti pärast muutmist autorile tagasi saata, me teeme hoopis sellise liigutus, et me jagame, anname talle nime ka, eelarve ja kutsume Pille sellega tegelema. Anname siia siis Pille Porgandin, et on juba meeles ka, et me oleme temaga varem suhelnud ja saadame Pillele selle lugemiseks hoiatatakse, et ta on väljaspool meie firmat, aga jah, hetkel ma tean täiesti täpselt, et see on see asi, mida ma pidin tegema. Nüüd, kui me vaatame korraks Pille kontole, mis on teise firma Gmaili postis, siis me peaksime nägema, et Pillele on tulnud Peetrilt kutse. Klikides siia saabub Pille mõistagi siis dokumendi toimetamiskeskkonda, kus tal on võimalik vaadata, mida on muudetud ja vajadusel edasi muuta. Ja järjekordselt, kui Pille siin midagi muudab, siis kajastuvad need ka kõik teise kasutaja poolt nähtavas dokumendi versioonis. Paar asja, mis alati kipuvad e-postiga kaasas käima, on kindlasti sellised nagu näiteks spam. Kuigi Google on päris tubli spämmi filtreerimisel, siis vahetevahel võib üht koma teist ikkagi sattuda siia sellesse postkasti ja siis on kõige õigem neid mitte ära kustutada, vaid märkida need spämmiks ja vajutada nuppu Report Spam. Võib ükshaaval klikkida, aga hetkel on mul siin näiteks 4 tükki järjest, nii et ma saan klikkida esimese peale ja shift klikkida viimase peal, valides terve portsu spämmi ja saadame spämmi. Samuti on võimalik nüüd tulla siia spämmi ja vaadata siis, et mis meil siin on, kas on midagi, mis on kogemata siia sattunud ja kui me avastame, et ups, see oli minu tellitud uudiskiri näiteks, siis me võime öelda, et see ei ole spämm ja ta tuuakse meile postkasti tagasi. Loomulikult selle käigus ka treenitakse spämmifiltreid, mis muutuvad täpsemaks ja paremaks. Järgmises ekraaniviisoris tahaksin ma liikuda edasi seadistuste juurde, aga ma näitan siit samast postkasti juurest veel paari pisiasja, mida oleks kasulik teada. Kõigepealt siin all on näha teie kasutuse limiit. Tasulistel kontodel on limiidiks 24 gigabaiti, siin on 7,5 gigabaiti. Ja samuti on näha, et konto juures on viimati käidud sellelt samalt IP-aadressid, kus te praegust olete. Kui te vaatate detaile, siis on näha ka ülejäänud kasutusi ja kui on karta, et te olete unustanud mõnes teises arvutis Google'i veebipostiteenuse lahti, on võimalik siis kõik ülejäänud siit naksti välja logida. Samuti juhin tähelepanu, et õigetes seadistustes toimub ligipääs postile alati üle HTTPS protokolli, mis tähendab, et turvaliselt keegi ei saa teie ja serveri vahelist liiklust pealt kuulata. Aga selle koha peal ma sissejuhatuse lõpetan, järgmises ekraaniviisoris räägime mõningatest seadistustest.